Okei, ma olen kohe käima 15 sekundit ja ilusat sõitu teile. A-finaal startimas. Henri Solju teeb esimesed, Tauri teised, Kasper kolmas, Rauno neljas, Kevin viies. Need on siis kõige kiiremad juuniorliiga sõitjad ehk kvalifikatsiooni tulemustega kõige paremad. No oli kellelgi siin juba mingi suurem intsident. Ja on ka näha, et tempo tõuseb. Nemad on kõige kiiremad selle klassi sõitjad. Nii et vaatame, mis on seis ajal. Henri liider, Kasper teine, Kevin kolmas, Tauri neljas, Rauno viies. Henri edu 2,6 sekundit, Kevin 2,1 sekundit teisest kohast maas, Tauri 1,6 sekundit kolmandast kohast maas. Kevin Pirt tõusnud neljandaks, Tauri langenud viiendaks. Neljanda viienda vahe 0,8 sekundit, no lähevad nad seal ka koos, täiesti koos. Henri Soludev ja Kasper Kõrs siis 0,5 sekundi sees. Autod number 1 ja 3, vaatame, kas leiame külas. On keegi, kellelgi mingi tehniline probleem siin peale hüpet kohe. 1 ja 3 tulid just puki või siit pealtvaatajate eest läbi. Lähevad suure hüppe juures ja on meil ka hetkel kaadris ilusti. 1 ja 3. Tulid kõrvuti ja Kasper sai Henri sai maandumise natukene paremini. Oli Kasperil väike eksimus ja kaotas seal koha. Aga Henril väike kokkupõrge mahajääjaga. See oli siin ka tagant otsa sõit, kahjuks mina seda ei näinud, jäi täpselt minu varju või mul nii-öelda varju. Nii. Henri liider, Kasper teine, Tauri kolmas, Kevin neljas, Rauno viies. On Kasper liider, Henri tema järgi ja Kasperil väike katus. Henri ka natukene tulevad. Oi. Henri sai siin mööda. Vahe väga väike. Kasper ikkagi survestab. 1,5 sekundit vahe. Ja Henril katus. On mingil autol seal mure. No minut 30 on veel minna. Ei õnnestu Henril see ülehüppe koht ikka üldse. Tuleb esimese hüppe hästi, aga siis teises lihtsalt ei saa. No minut lõpuni Kasperi edu juba 5,9 sekundit, seda on ikka päris palju. Vaatame, no Kasper on vabas vees. Ei õnnestu Henril ikka see Red Bulli kaare alla tulek, et vahe on kärisenud juba 7,4 sekundi peale, no see on ikka päris suur edu.
aga ükski sõit ei ole enne läbi, kui ta nüüd päriselt läbi on. Sellepärast, et Henri võttis viimase ringiga 5 sekundit tagasi ja kas on ka Kasparist möödunud? Jah, Henri on Kasparist tõesti möödunud. Nüüd on vaja puhtalt lõpuni tulla, sellepärast et 10 sekundit teeb lõpuni. No kõik silmad on nüüd nendel kahel. Ja tullakse viimasel ringil. Kes saab? Ja Kaspar sai üle joone enne, sellepärast, et hüppe läks neil mõlemal sassi. Väga A-finaali vääriline lõpp.